Kas võõra kultuuri esindajad peavad uue asukohamaa ellu sulanduma või on neil õigus nõuda, et ühiskond muudaks end nende tahtmist mööda? Kelle otsustada see on? Kas selle, kelle tahe on tugevam? Eelmisel korral rääkisin ma sellest, et reegliteta mängu tulemuseks saab olla vaid segadus ja kaos. Ühed nurisevad, sest nad ei saa end nii palju kehtestada, kui tahaksid. Teised aga ei jõua ära imestada taolist rahulolematust. On nad ju omast arust andnud kõik, mis võimalik. Pole saladus, et hea tahtega inimesed on altid ennast süüdistama. Liiga vähe oleme teinud, peaksime veel rohkem pingutama, et nurisejate soove täita. Aga paraku ei jää teine pool kunagi lõpuni rahule. Ikka on liiga vähe. Kes on harjunud saama, see ei oskagi muud kui vaid nõuda. Ja nii kujunebki välja muster, kus heasoovlikest inimestest saavad üha suuremad süüdlased, aga nõudjatest ohvrid, kelle soove ei täideta. Iroonilisel kombel võib asja ka täpselt vastupidiselt näha. Tegelikult ohvrid on need, kes pannakse kandma mingit olematut süüd. Aga ühiskondlike vastuolude kasvus saab süüdistada neid, kes esitavad üha uusi ja mõõdutundetumaid nõudmisi. Mõnda aega tagasi näidati ETV-s inglise dokumentaalfilmi Prantsusmaa noorte moslemite elust. Rohketest intervjuudest selgus, et sisserändajate teine kolmas põlvkond pole oma eluga üldse rahul. Suurimad ebakõlad sealse ühiskonnaga kerkisid üles just religioosselt pinnalt. Toodi esile 1000 pisiasja, mis takistavad Koraani õiget järgimist. Leiti, et Prantsusmaa juhid ei austa piisavalt moslemeid ega tule vastu nende soovidele. Hoiak riigi suhtes oli igati negatiivne. Piir meie-nemad oli selgelt maha pandud. Polnud kahtlustki, et kui peaksid puhkema rahutused, lööksid need noored neis kindlasti kaasa. Just radikaalne riigivastane hoiak oli see, mis neid noori ühendas, moodustades osa nende identiteedist. See polnud veel jõudnud konkreetsete tegudeni. Vähemasti keegi neist ei kippunud kaamera ees sellega uhkeldama, kuid vastuvõtlik pinnas selleks oli igati olemas. Filmi tegijad, kes püüdsid kogu olukorda võimalikult neutraalselt näidata, pidid filmi lõpus tõdema, et Prantsusmaal on veel palju teha ja et nad peavad end kõvasti pingutama, et need noored enda jaoks tagasi võita. Seega pandi süü riigile, et see polnud suutnud muutuda selliseks, kus moslemid end igati koduselt tunneksid. Mida õigupoolest peaks tegema, seda filmitegijad ei öelnud. See polnud nende asigi ja vaevalt nad ise seda täpsemalt teadsidki. Olukord on halb, võtke kasutusele abinõud, muidu tabab teie ühiskonda kollaps. Sellise ebamäärase nõudmisega film lõppeski. Millegipärast tundub mulle, et mitte ainult Prantsusmaa ei seisa silmitsi taolise probleemiga. Igas Euroopa riigis, kus moslemite arv on kasvanud nii suureks, et nad tunnevad oma jõudu, köövad söed tuha all, mis lahvatavad aeg-ajalt vägivallaleekideks. Ladusalt toimivat kooslust pole sündinud, integratsioon on ebaõnnestunud. Aga nagu ikka, süüdistatakse sellel puhul integreerijaid, et nad pole osanud sisserändajaid ühiskonda sulandada. Näib kehtivat seaduspärasus. Koos migrantide arvu kasvuga suureneb ka ühiskonna süü nende ees. Paraku on selline süüdistus igati ülekohtune, sest kui integreeritavad on võtnud ühiskonnavastase hoiaku, siis pole küll mingit lootust sidusa ja turvalise riigi saavutamiseks. Pealispinna all tiksuks nagu põrgumasin,
mis viib üha lähemale saatuslikule plahvatusele. Eestis veel sellist moslemi kogukonda ei ole moodustunud, kuigi ka kohalike tatarlaste seas olla märgata radikaliseerumise märke, nagu kapo aeg-ajalt vihjab. Aga mida enamat oleks meil sisserändajatel pakkuda, kui seda juba Prantsusmaal tehtud on? Sama palju sallivust ja avatust ei teeks tulijaid õnnelikuks. Seda oli filmist selgesti näha. Moslemi noored tunneksid end ikka võõrastena. Miks nad ei peakski? Pole see ju nende maa. Siin ei elata nende põliste kommete järgi. Nende juured on hoopis kusagil mujal. Võõrandamise põhjusi peaksid nad otsima endi, mitte põlisasukate juurest. Kas saab süüdistada maad, kes on nad vastu võtnud ja omalt poolt teinud kõik, et võõrad end siin võimalikult koduselt tunneksid? Nagu näha, saab küll. Saab nõuda võimatut. Kõnekas on fakt, et üks filmis näidatud moslemi neiu otsustas sõita Saudi Araabiasse, kus tema meelest valitsevad tõeline vabadus. Vaat siis, milline ühiskond neid inimesi rahuldab. Ilmselt eeldavad nad, et ka Prantsusmaa peaks liikuma just selles suunas. Kui palju peavad põliselanikud oma positsioonidelt tagasi astuma? Kui paljust loobuma? Seda ei tea vist nõudjad ise ka mitte. Niikuinii jääb kõigest väheks, niikuinii on nad rahulolematud. See on nagu mäng ühte väravasse, kus vastuvõttev maa on alati süüdi, aga tulijad on ühiskonna ohvrid. Sellisest suhtumisest leiab õigustust nii noorte rahutustele, tänavavägivallale kui terrorismile. Mida sellises olukorras teha? Prantsusmaa kohta ei oska ma nõu anda. Ilmselt peavad nad leppima regulaarsete vägivallapuhangutega, autode põletamisega, linnade getostumisega, terroriaktidega ja lõputute süüdistustega. Nende jaoks on see uus normaalsus. Paratamatus, millega ei saa võidelda. Aga meil on veel võimalus. Meie oleme alles allakäigu trepi ülemisel astmel. Me võime jätta esimese sammu astumata. Kuigi, mis seal salata, esimene samm on juba astutud. Edasi lumepall ainult kasvab. Brüssel meenutab selles suhtes mõõdutuntetut eite kuldkalakas ja muinasjutust. Juhuslikult sattus mulle kätte Maaleht 23. juulist 2015, milles Hanno Pevkur kinnitab järgmist. Eesti võtab vastu ainult sõjapõgenikke. Eesti osa on 2 aasta jooksul 150 inimest, aga arvestades, et lõppeesmärgiks jääb veel pisut puudu, võib hinnata, et Eestil tuleb lisaks vastu võtta veel 20–30 pagulast. Kokku seega kuni 180 inimest. See oli Maalehes 23. juulist möödunud aastal. Sügiseks kasvas see kontroll aga 500 peale. Praegu nõutakse meilt rohkem kui 1000 inimese vastuvõtmist. Mis veelgi hullem, iga vastu võtmata jäänud migrandi eest ähvardatakse kopsaka trahviga. Kui nii tugev ja samas mitteusaldusväärne partner räägib meiega selliselt jõupositsioonilt, tekitab see loomulikult muret. Viimasel ajal on palju juttu tehtud ühiskonna sidususest. Midagi head siit loota aga ei ole. Jõulise migratsioonipoliitika pealesurumisega on ühiskond lõhenenud. Inimesed oma juhtidest võõrandunud. Puudub dialoog. Argumentide asemel lähevad käiku süüdistused, mis jõupositsioonilt välja öelduna on üsna kurjakuulutavad. Igati korrektse arvamusartikli eest päevapealt vallandatud gümnaasiumi õpetaja juhtum räägib sellest selget keelt. Raske on aru saada, kas sallivuse kuulutajad keelduvad oma soovide teoks saamise tagajärgi nägemast
või liiguvad nad teadlikult enesehävituslikul kursil. Teab ju iga lapski, et kooki pole võimalik nii ära süüa, et see alles jääks. Kui me sallivusest tiivustatuna avame oma ukse valdavas osas moslemitest koosnevatele migrantidele, ei muutu meie ühiskond sellest sallivamaks. Hoopis vastupidi, tulijad toovad endaga kaasa sellist sallimatust, mis pöördub just tänaste aktivistide vastu. Kui me praegu valutame südant naistevastase vägivalla pärast, siis mošeedes kannustatakse mehi oma naisi mõõdukalt peksma, kui need kombe kohaselt ei riietu või oma abikaasale vastu räägivad. Moslemi mees võib keelata oma naisel kodust lahkuda. Koraan ja islami seadustik kohtlevad naisi vaid meeste omandina. Soolise võrdsuse eest võitlejad peavad tunnistama, et moslemi kogukondade tekkimine tooks endaga meie ühiskonda sellist ebavõrdsust, millest meil siiani aimugi pole olnud. Kas kavatsetakse võidelda ka selle vastu või annab usuvabadus ka vabaduse naisi alla suruda? Kui aga üks vabadus toob endaga kaasa muude vabaduste kaotuse, on meil vähemasti tegemist tõsise probleemiga. Paraku on poliitiline korrektsus pannud prioriteedid paika sedasi, et meie naisõiguslaste jaoks pole moslemi naiste probleemi nagu olemaski. Kui aga migrantide ühiskonda integreerimise protsess peab olema kahepoolne, nagu meil räägitakse, tuleb ka siinsetel inimestel hakata tulijate kombeid üle võtma. Ehk peavad siis feministidki hakkama seadma oma riietust vastavaks võõrastele kommetele. Aga mine tea, ehk kannab naisõiguslane purkat uhkusega, otse kui vabaduse sümbolit. Orwellikus maailmas on kõik võimalik. Iseasi, kas me ikka tahame sellises maailmas elada? Või tuleks meil teha pingutusi, et säilitada vana ja arendada seda suunas, mis langeb kokku meie väärtushinnangutega? See on põhimõtteline, mitte aga sallivuse küsimus.